Tere tulemast Meesteleht testi rubriiki. Täna testime siis 2017 aasta BMW M2. Heli on kõva. Heli on selle auto kindlasti üks kõige suurem plusse. Eriti need paugud. Autol on 272 kW, 465 Nm väänet, 3-liitrine turboga rida 6 mootor, tagavedu, siuke huvitav mineral grey värv, 19 tolli BMW originaalvelg. Ja täna siis vaatame, mis on 3 asja, mis meeldivad, mis võib-olla nii väga ei meeldi. Teeme proovisõidu ja vaatame, kellele tegelikult see auto siis natukene rohkem võiks ka sobida. Hüppame rooli. No nii, teeme nüüd siis ka väikse proovisõidu. Esimene asi, mida kohe märkab just selle autoga, kuna natuke on seda summutit juurde aidatud, on, et isegi komfordi peal tegelikult on seda summutit väga palju kuulda. Mis otseselt ei ole halb asi, aga kui tahadki rahulikult sõita, siis võib-olla mingi hetk häirib natuke. Teine asi, mida märkab, on siis refi müra, mida tegelikult on üsna omajagu kuulda. Siin kindlasti seda aitab ka siis vähendada refi valik. Mõned refid vaiksemad, mõned valjemad. Ja kolmas asi, mida tegelikult praegu juba ka, ütleme, 45-50-ga sõites märkab, on see, et auto on isegi komfordi peal natuke jäik. Et sõites ise avastasin, et tegelikult selle auto mõistlikum ja parem vedrustuse seade on sport. Niimeri, kui see ka ei ole, siis spordi peal ta on konkreetsem ja tegelikult see sõit on isegi mingil määral mugavam kui komfordi peal. Ja no, spordi peal siis tuleb ka natukene rohkem seda summuti heli ja kõike seda juurde, kui selle vastu huvi on. Aga lähme maanteele, vaatame, kuidas seal need helid, mürad, vedrustus on ja teeme ka mõned kiirendused, sest selle jaoks pisike sportauto ju mõeldab meil on. Nii, ja nüüd katsetame siis ka natuke heli. Heli on kõva. Heli on selle auto kindlasti üks kõige suurem plusse. Eriti need paugud. Üks pisike huvitav tähelepanek selle auto puhul veel on see, et tal on siis komfort, sport ja sport pluss nii-öelda siis sõidurežiimid. Ja sport plussi peal automaatselt auto juba võtab ka siis selle veo ja kontrolli maha, sest ta saab aru, et sa tahad natuke lollitada äratavasti. Aga võtamegi siit kohe siis 3 huvitavat fakti. Esiteks on see, et seda autot tehti ainult kupeena. Kui osasid M-autosid saad sa kabrioletina, sedaanina, universaalina, siis seda sa ainult kupeena. Lisaks on see, et antud M2 generatsioon oli üldiselt viimane M-auto, mida said sa ilma siis nii-öelda gasoline particle filtrita, ehk siis tal ei ole summutisse topitud seda lisasõela, mis teeb auto heli vaiksemaks ja seda sa saad siis ka koha peal natuke nii-öelda gaasi anda, et mootori heli rohkem kuulda. Ja kolmandaks, see M2 on paljude entusiastide lemmik just sellepärast, et ühel hetkel sa saad sellega kuskil, ütleme, Šveitsi mägedes natukene külje ette, saad natukene kihutada sellega kuskil Saksa autobaanil ja ta on väga lõbus sportauto, aga teine külg on tal see, et komfordi peal sa idee poolest saad teda kasutada ka igapäevaautona. Kindlasti ta ei ole kõige mugavam igapäevaauto, aga ta on täiesti kasutatav ja see ongi just see sama, miks paljudele see M2 väga-väga meeldib. Nüüd jõuame maanteele. Saab kohe katsetada siis selle auto põhiasja. Paneme auto ilusti sport plusseli, nii nagu peab. Katsetame kiirendust. Opa, nüüd oli natuke tunda juba seda, kuidas ta selle veo ja kontrolli maha lülitas. Hakkasid rattad natuke pidavust otsima, mida tol hetkel ei olnud. Aga minek on väga kõva. Heli kõik minu arust sobib väga-väga hästi. Tegelikult maanteel see müra isegi ei ole nii hullult kuuldav, kui oli linnakiirusel, mis on natuke huvitav. Tuulemüra pole peaaegu üldse. Vedrustus, maantee on küll sile, et isegi spordi peal on täiesti sõidetav. Komfordi peal ta siis lülitab end natuke rahulikumesse seadesse, vahetab käigud ilusti üles, nii nagu peab. Ja on ka täiesti ilusti sõidetav. Et jah, üldiselt
pole tegelikult paha auto, millega maanteel liigelda. Linnas on kindlasti ebamugavam natuke, aga maanteed sõita saab väga-väga ilusti sellega. Nii, teeme ühe kiirenduse veel. Ja juba ilusti tegelikult kiiruspiirangus. Alla käikud vahetades siuke 2500 pöörde pealt tegelikult käib siuke ka mõnus paukumine. Natuke huvitaval hetkel, aga need paugud on alati natuke erinevad. Mitte midagi ei ole nagu samasugust nende juures. Üldiselt tegelikult väga lapsik asi, aga võib-olla ma olengi siis natuke lapsik, sest mulle väga-väga meeldib ja üldiselt ongi siuke hea tuju auto. Võtad selle auto, sul on naeratus näol, ei saa nagu sinna väga midagi teha. Naeratus võib-olla natuke kaob ära, kui tanklasse jõuad, sest sa jõuad sinna suht tihti sellise sõidustiili juures, aga ma arvan, et see on igati väärt ohverdus sellel autol. Nii, testime nüüd siis autosalongi ka. Tagaiste on väga väike, ses suhtes ta on sõidetav. Mina olen 182 cm pikk. Iste on minu istumispositsioonis. Ma küll istun rohkem rooli ligidal kui mõni teine inimene, aga põlved veel ei ole vastu istet. Kui natukene lõsutada, et mugavalt alla, siis juba tegelikult nad on vastu istet. Külgedel ruumi on tegelikult üllatavalt palju. Pearuumiga, minu pea vastu lage ja ma ei ole kõige pikem inimene. Et ütleme, saab hakkama. Kindlasti mitte pikka vahemaad sõita siin, aga jällegi, ütleme praktilisuse mõttes hea, et nad on olemas, aga väga palju ei kasutaks. Nii, ja nüüd vaatame siis ka juhi istmele, mis tegelikult kindlasti on koht, kus oled parema meelega kui taga. Samamoodi nagu üldiselt BMW-del, kõik on suunatud juhile. Üldised materjalid ka tegelikult on väga piisakad. Ei ole midagi erilist, aga samas ei ole ka tegelikult, ütleme, kehva kvaliteediga. Rool on mõnus paks, nagu BMW-dele, eriti M-BMW-dele omane. Üldiselt tegelikult väga okei koht, kus olla. Istmed on mugavad, ruumi on, käetugesid, asju saab väga mugavalt kasutada. Need on ka mõnusast pehmest materjalist. Eriti hea siuke väike touch on see Alcantara siin, et see teeb selle salongi natuke rohkem premiumilikuks. Nii, ja nüüd siis kokkuvõte. Mis on 3 asja, mis meeldivad? Ülimalt lõbus auto. Ta on pisike, ta on nagu kart. Heli on kindlasti teine asi, mis väga-väga meeldib. Siin ka tegelikult natuke on kaasa aidatud sellele helile, et peab selle kindlasti ära mainima, et stokis ta siukest heli ei tee. Ja kolmandaks, tegelikult ta on siuke mõnus salong, on ka siukene nii-öelda ütleme sportlik ja tegelikult kõik on sinu ümber, sa istudki nagu kookonis. Nüüd siis 3 asja, mis ei meeldi. Kohe alguseks tegelikult võib öelda ära, et salong on pisike, tal on müraisolatsiooni üsna vähe tegelikult. Kui sõita, sa kuuled rehvimüra, sa kuuled summutimüra, sa kuuled mootorimüra, mis tegelikult tavainimesele võib-olla on suur miinus, aga kui arvestada, et see tegelikult juba on sportauto, siis sportauto puhul, kui sa selle ostad, sa pead arvestama sellega. Teine asi, millega kindlasti peab arvestama, on see, et kütusekulu võib olla täis seinast seina. Omaniku sõnul ta on saanud täispaagiga sõita 190 kilomeetrit, ta on saanud sõita 500 kilomeetrit. Et see on täiesti sõltuvalt siis sinu paremast jalast. Ja kolmandaks, mis võib-olla nii väga ei meeldi, on see, et tegelikult tal välimus on küll sportlik, aga näiteks see küljeprofiil, ta võiks olla veel natukene erilisem. Et kindlasti selle jaoks on olemas siis M2 Competition, millel natukene on seda juurde aidatud, aga ka nii-öelda tavalisele M2-le oleks võinud natukene midagi veel juurde panna. Et üldiselt, kellele see auto võiks sobida, ongi siis võib-olla nooremale inimesele, kes otsib endale sportautot, kes otsib näiteks mingit pühapäevasõidukit või üleüldiselt siis inimesele, kes tahabki lihtsalt midagi huvitavat enda juba olemasolevasse kollektsiooni. Et võib-olla päris igapäevasõidukiks ei soovitaks, kuigi teeb seda ka täiesti okeilt. Pigem jah, siuke lõbusõiduk justkui. Aga näeme juba järgmises Meesteleht Eesti rubriigis. Suured tänu Kevinile, kes meile siis seda autot laenas. Kui soovid, et ka sinu auto oleks Meestelehes, siis kirjuta toimetused meesteleht.ee ja ülejäänud proovisõite võid näha meesteleht.ee lehelt.